Käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Tere tulemast tagasi kanalile vabadused.ee. Mina olen kirjanik Margus Latik ehk Matura ja tänases saates püüame häälestuda jõuludele ja rääkida inimese loomevabadusest ja hingevabadusest. Ja sel puhul on mul suur heameel tervitada stuudios näitlejat, lavastajat, teatrumi rajajat Lembit Petersoni. Tere tulemast! Tere! No me kindlasti räägime täna ka teatrist ja teatrumist, aga ma tahaksin alustada natukene laiemalt. Kohe on kätte jõudmas jõulud. Inimesed hakkavad üksteisele soovima häid pühi. Kuidas tegelikult üldse mõtestada seda, mis siis on püha või mis teeb millegi pühaks? Kuidas see teie nägemuses on, et mis see väärtus või omadus on, mis annab millelegi pühaduse? Ma mõtlesin sellele teemale ja mida rohkem ma selle teemale mõtlen, seda keerulisemaks läheb mulle selle täpne sõnastamine niimoodi, et ma seda mõistet ennast nendesse sõnadesse ära ei kaotaks. Et iga kord hakkad sõnastama või kuidagi väljendama ja siis tundub, et sõnadest saab lalin, nagu ütleb Paul-Erik Rumma oma luuletuses, see, mis ma nägin. Või teine luuletus, mis ka kirjeldab seda kogemust, on talve lumevalgus, lumepimeduses. Et ma arvan, et pühadus on igal inimesele tuntav. Kuidas ta seda pühadust nüüd enda jaoks defineerib ja sõnastab või kuidas ta seda oma igapäevas elus jälgib ja järgib, on igaühe sügavalt individuaalne ja intiimne asi isegi. Et võib-olla üks kõige intiimsem asi. Ja selle tõttu, et kui ma toon midagi ilmseks, et see on nüüd püha ja see ei ole, siis mul alati tekib tunne, et kas ma ise elan selle pühaduse vääriliselt. Et võib-olla ma ise tunnen oma südames mitmesuguseid ootuste teemadega ma olen palju tegelenud terve elu või püüdnud neid järgida. Nagu Fanny de Sievers kirjutab oma ühes essees Lootuse aeg, et meis on mitmeid ootusi, on väiksemad ootused ja siis see suur ootus jõulude eel eriti ta aktiviseerub või tuleb ta esile. Väikesed lootused, mida prantslased tähistavad sõnaga, siis esperance näiteks, et kas takso jõuab õigel ajal kohale või kas me saame poest veel häid viinamarju enne mida jõululauale panna või kas mul need külalised tulevad, kas ma need kingid saan. Ühesõnaga selline igapäevane, normaalne inimelu väikesed ootused, mis meil igalühel on, aga mille taga ja mida kannab üks selline suurem ootus ja mis on siis nagu ootus ja lootus Jumalale, kes kunagi ei valeta, kunagi ei peta ja alati täidab oma lubadused. Et selline kuidagi ürgootus ja hiljuti Stockholmis just esinesime jälle kavaga, mida me teeme erinevates koosseisudes, mille pealkiri on kannatlik ootus lootuses, mis on minu jaoks ka kuidagi hästi võtab kokku vaimse elu aluse. Et nüüd, kuhu ta on sihitud, kellele ta on sihitud, see ei ole sugugi ükskõik, et peaasi, et sul see on, peaasi, et sul on lootus, peaasi, et sul on ootus. Ja võib-olla selle väljakuulamine jõulude ajal ongi hästi tähtis, et võib-olla tahaks küsida niimoodi, et mida me ootame siis jõulude ajal, aga küsimus on laiem, küsimus on kogemuslikum, võib-olla ka isiksuslikum, keda me ootame. Et kas, et see mida ja keda, sellel on suur vahe minu jaoks, et alati pühadus on seotud nagu kogemusega, ta on kogemuslik ja ta on muidugi defineeritav ja väljendatav ka, aga nagu me hakkame defineerima ja väljendama, nii tekib kohe suur kiusatus hakata vaidlema, et kas see ikka nii on ja siis me jääme sinna positiivistliku vaidluse ringi nagu sisse, aga et kuidagi püha on midagi, mis ületab inimlikku mõistmise piirid teinekord, aga mida me oma südames tajume
kuidagi teisiti, mitte ainult mõistusega, mitte ainult tunnetega, mitte ainult oma ihadega või soovidega, vaid et mida me tajume kui suurt kutset inimeseks olemisele. Ja mina tajun seda niimoodi ja et ma arvan, et see igaühe südames on, et me peame selle kuidas öelda, elama küll niimoodi, et see kutse, mis meil on esitatud, üha rohkem kuuldavaks saaks. Et kui nagu evangeeliumites öeldud, olge pühad, sest teie taevane isa on püha, et mida see siis tähendab. Ja alati, kui ma selle peale mõtlen, tunnen ma ennast kuidagi väga ebapühana, tähendab selles mõttes, et võib-olla saab seda pühadust siis nagu defineerida ka kuidagi selle kaudu, et mida ma ise ei ole. Et kui ma hakkan, et see kuidagi liginemine, me võime öelda läbi mõistete, eks ole, mis muutuvad arusaadavaks, et pühade ajal me eestlane, kui ta tavaliselt kirikus ei käi, jõulude, ta mõtleb korra kiriku peale, et läheb, et seal on mingi eriline tunne või eriline atmosfäär. Ja see on ka sõnu seletamatu, et mis see on, mida see endast kätkeb, võib sellega lahti seletada muidugi. Aga et kas seda on vaja? Ja tähendab, et ta on natuke nagu muusika, mida ma kuulen, või nagu kunst, või nagu elukogemus, või nagu lapse naeratus, või midagi, mida ei saa, või lillelõhn, või mingi asi, mis on luules väljendatav hästi kunstide kaudu minu jaoks. Kuna ma ise ka kunstiga tegelen, võib-olla ilmselt ka teaduses ma kujutan ette, kui teadlane äkki tajub tõde milleski või leiab mingi tõe kaudu ilmutub talle äkki midagi kõrgemat, mida ta ise ka võib-olla nii hästi veel seletada ei oska, ehkki ta tahaks kõik hästi ära seletada ja saab ka osaliselt suures osas. Võime öelda, et pühad on inimeste vahelised suhted, eks ole, lapsepõlvest peale oma vanematega tähendab ja kui nad haiget saavad, et siis me tahame erilist pühaduse puudumist või pühaduse vigadust. Ma ei oska öelda, siin on võib-olla liikuda niimoodi selles suunas, et mõtiskledes, et minu jaoks võib-olla et tõe ja armastuse koosolu võib-olla kuskil sealt kandist ma otsin pühadust, et kui nad saavad elus kokku aeg-ajalt. Minu jaoks nad ilmutavad läbi teatud ilutunnetuse, kui ma ilu kogen. Kas ma kogen siis seda ükskõik kus tähendab, et kas ma kogen seda mingis valguse kogemuses, kogen seda suhtlemises inimestega, kes mind ümbritsevad, kogen seda läbi looduse, kogen seda läbi jumalateenistuse, läbi sakramentide, läbi palve, teatud tunnetus, teatud mingi tunnetuse pideva hoidva ja kaitsva kohalolule, mis ilmutub ja mis on tajutav vaikuses. Mis see on, ma ei tea, kui ta on. Kas ka... Palju räägin. Ei, väga huvitav. Kas ka loometöös on teie jaoks mingi pühadus või ma mõtlesin selle tänase vestluse eel näiteks selle peale, et eesti keeles meil on ju huvitav sõna anne, mis justkui peaks väljendama seda, et see on meile nagu midagi, mis on meile antud, me ei ole seda ise kuidagi omastanud või omandanud. Kas loomine on siis mõnes mõttes selle meile antu tagasi jagamine või teenimine? Me peame jagama seda, mis meil on antud. Ja me ei tohi seda, mis on antud ilusat ja tervet ja mis on antud meile teenimiseks, me ei tohi seda peenraks vahetada. Peenraks vahetamine tähendab minu jaoks seda, et ma hakkan sellega midagi liiga palju nagu, kuidas öelda, endale tegema, mida paratamatult elus alati juhtub, eks ole, et meil on ikkagi me kuidagi ei saa päris vabaks sellest, et me selle andega, mis meil on, et hakkab tegema midagi omale. Ma toon ühe sellise võrdluse, mida ma täna lugesin, mõtlesin, Timothy Ratcliffe on Dominiklast ordu kunagine kindral, praegune kardinal. Tema mõtiskleb tõe üle ka, ja räägib nagu siis nagu sellest ka hereesiast, mis hereesia nagu on, eks ole, et tõde, avarama tõe olemasolu, kui me tajume, et on olemas objektiivne tõde, me usaldame, et on olemas objektiivne tõde väljaspool meie subjektiivseid tõdesid. Et ei ole nii, et igal ühel on oma tõde ja siis kembelge nüüd, eks ole, igaüks paneb oma mõtte otsast. Aga selle universaalse või sellise avarama tõe tunnetus, mitte et meil kellelgi oleks selle monopol, aga sinna poole liikumine on tähtis, et hereesia nagu ongi see, kui sulgutakse, kapseldatakse oma väikesesse
tõesse, tähendab, ja hakatakse seda pidama nagu universaalseks ja seda teistele peale suruma. Aga et kuidagi liikuda koos, näiteks kui ka katoliiklusest rääkida, et Rooma katoliiklused on oma traditsioon, aastatuhandete pikkune Rooma just nimelt, aga on katoliiklus, mis on alati eeldab seda, et õpitakse kuulama ja tundma tõde ka teistes ümbritsevates usutunnistustes, religioonides püütakse avardada omaenda arusaamist, eks ole, et kunagi üksi katoliikne olla kunagi piisavalt universaalne, piisavalt katoliiklik. Alati on see avanemise võimalus, aga sihtpunkt on ikkagi see, et mitte lihtsalt avaneda ja olla avatud kõigile ja muutuda sellega ei kellekski, vaid et eesmärk on ühine ikkagi tõe poole pürgimine. Võt see sisemise tõe äratundmine ja selle kasvatamine on, mulle tundub inimese olemise niisugune üks kutse või alus, et meid on kõike kutsutud selleks, et me kõik tahaksime, et me käituksime, elaksime tõega vastavuses. Ja kuidas me tegelikult elame, mida me tegelikult usume, seda näitab see elu, mida me oleme elanud, kui me selja taha vaatame. Ja? Et me arvame, et me usume ühte või teist või kolmandat ja tahaksime võib-olla uskuda ühte, teist ja kolmandat, aga mida me tegelikult oleme uskunud ja mida me tegelikult oleme elanud, seda jällegi peab kuidagi ka silmas pidama, et tõepoolest teelt mitte eksida. Jah, ma olen vahel mõelnud, et saab armastada või mitte saab. Vahel inimesed räägivad tõe armastamisest nii-öelda väikse tähega tõde ja mulle tundub, et see tihti muutub hoopis enda õigsuse või justkui, selle kohta ei saa öeldagi armastamine, aga et nagu armastada saab tõde suure tähega, mida, mis ilmselt ongi see, mida me lõpuni sõnadesse ei panegi, et seda jah, sest et ütleme, kui tuleme jõulude juurde tagasi, et jõulude kristlaste jaoks on see Kristuse sündimise püha tähistamine, eks ole, et kes siis sünnib. Ja ma kunagi tegin sellise avastuse enda jaoks, oli minu jaoks nagu ahaa-elamus, et ma ei teadnud, et keegi teine on selle ka avastanud, aga nagu iga asjaga on juba keegi juba seda maininud, et kui mõtlesin sellele, kuidas Kristus seisab Pilatuse ees ja Pilatus küsib tema käest, mis on tõde. Ja Kristus ei vasta mitte midagi. Ja miks ta ei vasta, võiks ju seletada ära talle, mis seda tõde on, Jumala poeg, et maa peale seletab ära. Aga küsimus on valesti esitatud. Ei tule küsida, kui ta oleks küsinud, kuna elav tõde seisab ta ees. Ja ma küsin tema käest, mis on. Ja ta seletada. Küsija, tähendab, teinekord on küsimuse esitamine, eks ole, kuidas ma küsin, on väga tähtis selleks avastada see. Ja nüüd ma lugesin, sain kingituseks 2 päeva tagasi Sofrooni uue raamatu, kus see kirjeldab Aatose Siluanis, räägib tema õpetusest, mis on, siis me teame, et Arvo Pärdi keskuses on ka Siluani ja Sofrooni kabel, eks ole. Et Arvo Pärdile väga tugevat mõju avaldanud ja ma leidsin äkki täna avastasin selle sama mõtiskluse täpselt samal kujul Sofroonilt. Et väga huvitav, see oli niisugune rõõmus elamus. Et kuidagi jah, et elu on püha. Tõde on püha. Ja tee sinna on ka pühitsetud, peaks olema. Sest kui tee on vale, kui me läheme mitte austusega ei lähe, me ei avasta mitte midagi. Kunagi esitasin ühele väga haritud jesuiidile Prantsusmaal küsimus, et miks öeldakse niimoodi, miks omistatakse jesuiidile seda, et tõde pühitseb abinõu. Tõde jesuiidid pole kunagi seda öelnud. Aga ma küsin, kus siis tuleb. Ignatius Loyola vaimulik harjutused algavad sellega, et kõike olevat, ma ei tsiteeri praegu täpselt, aga kõike, mis on loodud võib kasutada looja tundma õppimiseks. Aga kas seda loojat tundma õppida, sa ei saa ka seda kasutada ükskõik kuidas. Tähendab juba see, et lihtsalt kuna seal tehti see, et kuna loodud võib kasutada, siis järelikult loodu ei ole tähtis, loodu on väga tähtis. Kui ma nüüd siit astun sammu teatri juurde ja teatrumi juurde, ilmselt need samad nägemused ja tunnetused on ka olnud need, mis on teatrumit ajendanud või ma küsiks siis nii, et mis oli teatrumi võib-olla loomise tõuge või püüdlus ja kuidas on olnud selle või mis on olnud selle
kasvamise ja kujunemise kese nende aastate jooksul, kuidas te seda näete? Ja see on suur küsimus jälle. No minu kõige esimene lavastus oli Godot oodates Samuel Beckett ja see, kui ma räägin ootusest ja lootusest, et siis on niisugune suur magistraalse ootuse äratundmine, mida see näidend endast kannab, kui ta lavale tuua. Ja see on elav ootus ja kui see tekib kommunikatsioonis publikuga, siis kõik ootavad. See ootuse avastamine. Ja see ootuse magistraalne liin ja lootuse magistraalne liin on nende otsingute aluses või baasis kogu aeg mul olnud. Ja nüüd viimane lavastus, mille ma teatrimis teinud, on Jon Fosse näitemäng, mis on ka nagu, kuidas öelda, samast tüvest kasvav näidend, kuna autor Becketti, Metterlingi ja Tšehhovi mõnes mõttes samast puust, ütleme, aga kõik on väga isenäolised. Ja igaühe vaikus on ka täitsa isenäoline. Becketti vaikus ei meenuta Tšehhovi vaikust, Metterlingi vaikus on hoopis teine ja Fosse vaikus on hoopis teine. Et just vaikuse, suhe vaikusega, suhe selle nõukkodel me nimetasime teistmoodi nimetada, siis oli olemise filosoofiline salapära, eks ole, ütleme, see suhe sellesse ja selle otsing on võib-olla üks lähtepunkt olnud, mis on teatrum ellu kutsunud. Ja need on olnud vestlused lähedaste kolleegidega, ütleme, kellega ma olen neid mõtteid jaganud, ütleme, Sulev Luige, Aleksander Eelmaa, Juhan Viidinguga eelkõige seal, kes oli teatrumi asutamise juures, ka Rein Raud, kellega me arutasime natuke teisel tasandil, Riina Schutting, et kes olid Rein Raua kutsel, siis me moodustasime Humanitaarinstituudi juurde ühe väikese teatriõppe sellise stuudiumi koos Juhani ja Riina Schuttinguga. Ja sellest kasvas välja teatrikool õpilaste soovil, mis siis nagu baseerus sellel, et õpilased, kes seal õppisid, said lisaks teatrialale ka veel põhjalikuma nagu humanitaarhariduse, et tegid mitu keelt humanitaarhariduse baasis ja nii ka sotsioloogia, filosoofia, teoloogia alused, kes mida tahtis võtta kogu sellest rikkalikus paletist, mis tollal humanitaarharidus oli, nendest võimalustest siis kasutada. Ja kokkupuude inimestel, kes olid kuidagi ka orienteeritud vaimsetele otsingutele. Ja mõtlesin, et huvitav oleks teater luua just nagu sellest lähtepunktist. Ja teine oli siis humanitaaristute kõrval siis Vanaline hariduskolleegium, mis tekkis natuke ennem mõned aastad. Ja siis Viljandi kultuurikolledž, mis alustas siis tööd, mille juures ma siis olin ka. Et niisugune huvitav aeg, Eesti taasiseseisvumise aeg, mis andis nagu lootused juba enne, kui see iseseisvumis teoks sai, juba algasid peale need otsingud, et kuidas siis vabas Eestis oleks õige teha head ja vaba teatrit, et see oleks tõesti niimoodi. Nagu Evald Ervaküla omal ajal ütles, et andke mulle teile ühiskond ja mul on teile uuema teatri, eks ole. Aga teater on nii või teisiti peegeldab seda, mida me elame, mille sees me elame ja nii ühiskonna pilti kui ühiskonna pilti läbi inimeste vaheliste suhete eelkõige on mulle meeldinud teha vaadata just seda ja läbi klassikalise repertuaari. Ja selleks saigi nagu, ja kuna õhus olid mingid tendentsid, mis praegu on löönud ka väga tugevalt nagu välja teatud inimeste soov teatrit kasutada poliitilise instrumendina, poliitiliste eesmärkide saavutamiseks näiteks. Või siis kiskuda inimese alasti laval, eks ole. Lihtsalt, võib öelda, et põhjendatult, aga põhjus oli alati, nagu öeldakse, eks ole, et see teine moment siin ka. Et või tähendab, et midagi, mis kuidagi tundus, et võib hakata kahjustama inimväärikust. See oli see üks tunne, see ei olnud peamine tunne. Aga tähendab, et kuidagi luua selline tsoon või koht või keskkond koostöös siis Vanaline hariduskolleegiumiga, kus hakkas tekkima kool ja muusikakool ja kunstikool ja kogu see Ladina kvartali keskus, mis on praegu nüüd selliseks kujunenud, algas ka pihta ühes väikesest muusikamaja toast, eks ole, koos Jaak Johansoniga ja Taivo Niitvägi, Kerstin Igesen ja Ülo Vooglaid, kes olid seal, ja paljud teised, Ingrid Meister, kes olid seal juures ja ka meie enda noored
ja väikest stuudiumist, et hakata leidma kuidagi teisi vaimseid aluseid, kui olid nõukodel võimalikud, selleks, et seda tõepoolest uut Eesti inimest siis aidata kujundada ka, et luua see kujunemise tingimused, tuua see keskkond. Ja eelkõige oligi see nagu keskkonna mõte ja selles keskkonna üheks osaks oli siis ka teater, mis oli orienteeritud mitte just nimelt vaimsete väärtuste otsimisele, läbi luule, läbi poeetilise teatri, läbi klassikalise repertuaari, läbi tänapäeval kirjutatud materjalide, ühesõnaga läbi väärtdramaturgia. Et kuna väärtdramaturgia keskkonnas inimene õpib, kui inimene kujuneb, näiteks praegu, kui me vanaenergiskolleegiumis töötame õpilastega, siis on väga palju, eilegi olin ühel eksamil, mis Tõnis Rätsep läbi viis, kes on suurepärane pedagoog, et kus olid huuletekstid ja proosatekstid ja kuidas õpilased neid praegusel ajal interpreteerivad, et see on, et inimesed kokkupuutes raamatuga otsivad tekste, valivad endale, mis neid puudutab ja nad avastavad hoopis teise maailma oma nii-öelda igapäevaste ekraanide kõrvalt, eks ole, või igapäevase muu elu kõrvalt. Ja võt seda suunamist on hästi vaja ja ma eile mõtlesin veel korra selle peale, et mul on üks koostöö tekkimas nüüd ühe Portugali vanemapõlve arhitekti ja scenograafiga Jose Manuel Castañeraga, kellega meil oli juttu Lissabonis hiljuti, kui ma tema näitust käisin vaatamas, oli juttu sellest, et Euroopas ja Portugalis on tendents, et vanad püütakse lahutada noortest. Et luuakse nagu teadlikult arvas, et luuakse teadlikult ideoloogiline nagu vahe, et vanad on siin, noored seal, aga lihtsalt see ongi üks asi, mis praegu, mida ma hakkasin tänu sellele võib-olla nagu teravamalt jälgima. Ja eilne eksam, kus Tõnis Rätsep, kes on jõudnud juba 80 ligi, eks ole, kuidas tema kontakt on noortega, kes on 16-aastased ja kuidas noored kuulavad ja kuidas nad vajavad seda, mida tal on edasi anda. Või tähendab, et see aegade sild või et seda järjepidevust ei lõhutaks. Et see on väga tähtis, et ma saan aru, et vanemad vajavad noori, noored vajavad vanemaid ja loomulikult keskealised, kõik sinna ilusti selle silla peal kõnnivad, eks ole, või sild on võib-olla vale sõna, aga kes vahepeal kõnnivad ja kes on, et kuidagi oleks nagu see pilt nagu terviklik, loomulik, nii noored kui vanad, eks ole, et kõik saaksid kuidagi koos tegutseda. Ja selles meie keskkonnas praegu oleme püüdnud hoida seda, et see oleks võimalik. Et mitte nüüd on vanadel kell kukub, eks ole, ütleme näiteks seal, kas tal Eeraga oli see 69 ja siis kell kukkus, tal on professorile Lissaboni akadeemias töötada ei saa, eks ole, see on tavapärane Euroopas, eks ole, on meil ka võib-olla, ma ei teagi. Et lihtsalt, ühtepidi mõistetav, et tuleb ka teistele ruumi anda, aga teistpidi tuleks luua siis mingid võimalused, kuidas need inimesed, kellel on niisugused kogemused, tema on teinud üle 300 lavastuse nii Euroopas kui kujundanud tavakujundajana, kui Ameerikas, Brasiilias, igal pool üle maailma. Ja kes sai just 6 aega tagasi Portugali arhitektide scenograafide liidu elutöö preemia, see oli esimest korda unikaalne, kus 2 loomeliitu koos andsid selle välja. Ühesõnaga selliste väärtusega inimesed, et kuidagi, ja kes on täies elujõus, täies loomejõus, et kuidagi nagu niisugust hoida neid sildu noorte ja vanade vahel, et see on üks moment, et tuua selline keskkond, kus see saaks võimalikuks. Ja väärtuste kaudu, eks ole, millised väärtused me edastame. Et ei tekiks seda tunnet, et et meie oleme noored, me hakkame nagu täies nullist peale, enne pole mitte midagi olnud. Võib-olla natuke see, mis ma enne rääkisin, et minu avastus, et mis ja kes, sama asi tähendab, et hea on ise avastada, aga hea on leida kinnitust, et keegi on selle veel avastanud. No seda sidusust, ma arvan, kindlasti me ühiskonnas vajame ja ma usun ka, et kultuur on üks asi, mis seda rolli võiks kanda. Kuidas selles valguses, mis tunne teil oli, kui nüüd pärast neid pikki aastaid tööd teater, vähemalt siis esialgses komisjoni ringis jäi ilma rahastused järgmiseks aastaks, et kas see ka siis kuidagi peegeldab meie tänast ühiskonda või mingit muutunud väärtusruumi või? Kindlasti. Peegeldab selle kaudu, et kõik teavad tegelikult, see on avalikult ka välja öeldud väga paljude poolt. Ma tean inimesi, kes sellesse komisjoni ei läinud, kuna nende põhimõtete järgi ei ole võimalik toetusi jagada.
inimesed, kes olid tõesti teatritundlikud ja teatriteadjad. Aga keegi pidi sinna minema, nagu ma ühest artiklist lugesin, et keegi ei ole sinna vabatahtlikult läinud, siis ma tekkis küsimus, et kuidas sinna siis komisjonidesse siis, et kuidas siis määratakse. ja kas inimesel siis on nüüd see õigus midagi veel öelda või mitte, tähendab, et mind nüüd määrati ja ma pean minema. Et noh, see selleks, aga et meie toetused on olnud viimastel aastatel sellised, et me oleme saanud oma tegevust minimaalselt teha ikkagi. Et kui me oleme kirjutanud toetused, me ei ole kunagi need numbrid suurendanud, et lihtsalt, et mis meie võimaluste kohane, mida me saaksime teha. Alati me oleme saanud kas kolmandiku või poole sellest, eks ole, mis me oleme küsinud. Poolel oleme saanud siis, kui oleme küsimusi vähendanud, eks ole. Ja nüüd me saime siis teada, et meie tegevus ei vasta nagu punkti nõuetele, aga komisjon jagunes siis nagu ka 2, 4 leidsid, et ei vasta ja 3 leidsid, et vastab küll. Nii et kuidagi selline napp ülekaal tekkis. Ja tegelikult võib-olla, mis pani siis sel hetkel tegi nõutuks, natuke oli see, et teatud usalduse küsimus, et võib-olla osadele komisjoni liikmetele neid nagu ei kõnetanud need materjalid, millega me tahame edasi minna. Võib-olla oli see nende jaoks liiga ebaselgelt väljendatud. Aga samas, kui vaadata seda, mis me oleme teinud 30 aasta jooksul ja et alati, et see on teatud nagu usalduse krediit ka või et kas me läheme edasi või ei lähe, eks ole, et kuidagi nagu usalduse puudumine oli võib-olla see, mis pani mõtlema. Aga siis, kui tuli toetuskiri, see ei olnud mitte nii, et me oleks ise hakanud lärmi tegema, et see ei ole meie maneer, et kui teatrum alustas, siis ta esimene tööpealkiri oli Vaikne teater, mitte just nimelt see oli üks põhilisi teemasid, et vastanduda kõigele sellele, mis lärmab ümberringi. Aga muidu, kui ma sain suurepäraselt juba siis aru, ehkki kommertsaeg polnud veel saabunud, oli ikka nõukogude ja sellised ideaalid nõukogudest välja kasvanud nõukogude inimese soovunelmad, et ega see Vaikne teater oli niimoodi kuidagi väga suurtele afišidele pannes väga palju raha sisse ilmselt ei too, eks ole. Aga et on olnud kogu aeg Vaikne teater ja me oleme tegevust ka püüdnud teha niimoodi ausalt nagu peauksest minnes ja toetajad, kes on tulnud meil appi, me oleme nendele väga tänulikud, aga see kiri, mis siis nagu tehti meie sõprade poolt, jah, kogus 3500 allkirja, üle 3500 allkirja, see tõesti üllatas meid ka rõõmsalt, et järelikult see, mis me oleme teinud 30 aasta jooksul, on ikka väga paljudele korda läinud. Kusjuures selles nimekirjas ei olnud sugugi ütleme, see, mis kõige rohkem üllatas, oli see, et oli kõige erinevate ilmavaadetega, kõige erinevate esteetiliste suundumustega inimesed, kes alla on kirjutanud. Ja see andis kuidagi mingi positiivse tunde, et võib-olla meil on mingi sõnum, mis on nagu universaalsem. Ma ei tea, ma ei oska rohkem edasi minna, siis seletada, et võib-olla ma ei tea, miks keegi alla kirjutas, raske hakata käima igaühes küsimus. Natuke sama oli see, kui loodi see maja Vene tänav 14, et kus 2 nii linna kui valitsuse, kui riigivalitsuse poolt panustati mõlemilt poolt, et nad 2 erinevat parteid, kes omal ka hästi läbi tollal ei saanud, aga äkki leidsid, et selle maja tegemiseks on vaja kokku tulla ja on vaja see maja teha. Ja see on nagu täiesti unikaalne asi. Ja loomulikult see ei ole meie eramaja, eks ole, aga me saame seda kasutada teatud aastakümned. Ja et meie tegevus, mis algas selles samas majas, selles hästi väikeses toas, pööningutoas, on siis leidnud seda väärtustamist, et riik ja linn otsustas, et on vaja aidata ja ehitada need ruumid välja. Ja kõik see ühtepidi see ei ole nagu meie omand, aga see on meie, kuidas öelda ka, mis annab meie tegevusele kinnitust ja julgustab meid edasi tegutsema, et me oleme vajalikud. Et see tajume oma väärtust nende asjade kaudu kindlasti ka ja teistpidi annab meile teatud võib-olla natuke vabadust rohkem, aga samas vabadusega alati käib kaasas vastutus. Ja vastutustunne ka loomulikult kasvab, et see, mis me teeme, aga ta ei tohiks minna niimoodi halvavaks vastutustundeks, eks ole, me peame kuskil loomingulise vabaduse alati ka säilitama, et see, mida me väljendame, et seda siis nagu veel selgemaks minna selles.
ma ei tea, kas ma räägin see arusaadavalt praegu, et mul liiga enda sees ei ole kuskil, et lihtsalt need tunded, mis, kui te küsite, mis tunded olid, ja loomulikult oli see teatud võib-olla keegi trupis hakkas nutma, et see on ebaõiglane, eks ole, ja loomulikult emotsioonid olid üleval kõigil ja loomulikult olime selle piiri peal, et kas me saame üldse edasi tegutseda, aga suur töö on tehtud, keskkond on loodud, kõigi pilgud on üleval, tihe koostöö Vanalinna hariduskolleegiumiga ja see ei ole mitte ainult mingisugune kesklinnas või Vanalinna südames asetsev mingi sekt, vaid see on väga avar, sest õpilased toovad kaasa oma sõpru teistest koolidest, et on nagu meie trupis mängivad kaasa näitajad teistest teatritest, et kes tahavad nende teemadega, millega me tegeleme, keda see puudutab, keda see kõnetab, ja tahavad kaasa aidata ja me võimaluste piirides nagu loomulikult oleme avatud ja kutsume ja töötame meelsasti koos, aga asjade planeerimine, vahendid, mis meie kasutuses on teevad asja keeruliseks. Nüüd, kui see hoopis ära võtta, see riigi poolt antud toetus, et siis me oleksime küll selles olukorras, kus meie eksistents oleks väga tõsiselt raske. Ma ei tea, kas me keegi meist mõtles päriselt, et lõpetame tegevuse ära või aga sest meie näitajad ei ole sellisel palgal, et nad võtavad iga kuu välja sellise summa, nagu näiteks mõni ministeeriumis, kes töötab 8 tundi päevas, me töötame ka 10 või 14 tundi teinekord päevas, eks ole, teeme oma lavastusi, proove, otsime materjale, et see on suur töö, vaimne pinge. Ja töötavad inimesed ka mitmed teistel kohtadel, nii nagu algselt humanitaaristus üles seada oli. Ma olen sellest rääkinud, aga naljakas on veel, et kui 90. aasta alguses õnnestus hakata rohkem Euroopas käima, siis mõned aastad olid mul siin, kus ma ei saanud nagu välja sõita. Teatud ka ideoloogilistel, poliitilistel põhjustel ja siis ei tahtnud ka teile minna, kui midagi vabaneb. Et siis näiteks Prantsusmaal küsiti teatrikool, et mis see on, päris nõudliku, võib-olla ka liiga nõudliku häälega, et kas on töötute kool, eks ole, et hästi palju stuudiod, teatristuudiod igal pool üle maailma on, eks ole, mida inimesed pärast seal ka peale hakkavad ja nad teevad, et kuskil nad peavad töötama või Hispaanias küsitakse, sa oled näitaja, kus baaris sa töötad, eks ole, et sa pead kuskilt elatist teenima selleks, et saada laval üles astuda. Et ma sain aru, et see on uus reaalsus, nõukogude ajal seda ei olnud, siis olid kõik suured teatrid, eks ole, ta lõpetas teatrikooli, ta sai sundsuunamise, ükskõik, kas ta oli meedias või mitte, aga vähemalt aasta aega ta oli kuskil väikeline kuskil teatris ära, ta oli kindlad rollid jooksid, kindel palk jooksis ja ta pidi olema kuskil nagu tööl. Praegu nüüd enam seda ei ole, et inimene lõpetab teatrikooli on mitmeid, stuudiod on mitmeid ja kuidas nüüd siis püünele pääseda või kuidas seda kõike, mida ma armastan, siis seda ka realiseerima hakata. Ja Poolas töötades ükskord üks Teatri Polskis, üks väga hea näitaja, kelle ma kutsusin ka rolli peale seal, ütles mulle, et jah, ta lõpetas 4 aastat õppis teatrikoolis, tegi hommikust õhtuni, tegi etüüde, katkendeid, harjutusi, kõike ja siis pandi 4 aasta peale uksed selja taga kinni, ma olen äkki väljas ja mul ei olegi seda kohta, kus teha etüüde ja katkendeid ja et kus ma nüüd lähen, eks ole. Et see reaalsus on väga tõsine, et kuidas ja mismoodi ma nüüd seda kõike, mis ma olen õppinud ja omandanud, ja teatrikoolis on see peaaegu 24 tundi, eks ole, sa oled kogu selles nii-öelda õppes sees, jah. Et ma ei arva, et see ainuõige on, aga lihtsalt see selline, tekib selline, kuidas öelda, seisund selle, ja kõik õppejõud tahavad ka oma asja nagu hästi läbi viia aga lihtsalt kuidas mõelda selle perspektiivi peale, et kes ma siis lõpuks kui ma lõpetan selle teatrikooli, et kes ma siis lõpuks inimesena olen, mida ma tahan väljendada. Ja siis humanitaarinstituudis saigi õppe loodud ka sellepärast, et inimene lisaks sellele, kui ta oskab nagu valdav hästi oma elukutse aluseid, et isiksus areneb ka teisi teid pidi, näiteks õpib mingit keelt, õpib seal, nagu ma algul nimetasin ka, eks ole, teisi mateeriaid tundma, et juhul, kui tal ei peaks teatris õnnestuma, kas sellepärast, et ta ei leia tööd või teda keegi ei näe või ta taha ise mõnes projektis osaleda, kus ta peab tegema asju, mis ta südametunnistuse vastu lähevad, et siis tal oleks mingi amet kõrval, mis talle ka leiva lauale toob. Ja meil on praegu inimesi, kes on näiteks seal portugali keele tõlkijad või kes tegelevad filmitööga või dramaturgia ametiga või kes siis
kes siis töötavad, on õppinud juurde näiteks eripedagoogikat, töötavad haiglates ja ühesõnaga niimoodi, et inimesed on, ja see ühtepidi see on nagu, või tegelevad muusikaga süvendatumalt, et ühtepidi see on, tundub, et nagu ei saa teatrumile nii palju pühendada, võiks teha nagu rohkem etendusi ja kõik, aga teistpidi on see ka nagu ühtepidi nagu sundolukord, aga teistpidi avardab see ka inimeste ilmavaadet ja kui inimesed tulevad kokku erinevatest keskkonnadest, on see elupilt, elu nägemise pilt teinekord isegi nagu rikkam kui siis, kui sa oled ainult ühes suletud süsteemis sees ja noh, et tal on omad puudused, majanduslikud puudused kindlasti, et inimene peab leidma teenistust mujalt, eks ole, et me teatris ei saa maksta palka rohkem, kui maksame inimesele tema proovitöö eest ja ka etenduste eest, jah. Ja siis mingisugune väike garantii on sotsiaalkindlustused. Et me kuskil ei suple mingites suurtes võimalustes nii-öelda, eks ole, et ja noh, niimoodi vaikselt püüdsin avada seda teatrumi olukorda, milles me oleme. Aga et teinekord on see mõte ja tähendus, mille nimel me oleme, aitab nendest väga rasketest olukordast välja tulla, sest et teine äärmus oleks see, kui meil oleks hästi palju raha, aga pole tähendust, miks me teeme seda kõike, et siis hakkame kuidagi kuskilt siit välja otsima seda, et õigustada neid rahasid, mida me oleme saanud, suured summad. Et noh, et see on kuidagi, see balanss peab käima, et ma olen nagu elu rajandud sellele, et kui kristlik printsiip peab olla, et otsige eelkõige Jumala riik ja kõik muu saate peale. Ja kui me Jumala riigi otsing kaob, et kui te küsite, mis on püha, Jumala riik on püha, et kui see ka kaob, see otsing igapäevases elus, et siis ei ole ka nendel vahenditel ju, siis muutuvad vahendid ise eesmärgiks. No mulle tundub, et vahel ongi meil siin natukene justkui tähendus on vaateväljast ära kadunud ja rohkem on kuidagi fookus sellisel vormil või vormilisel toimimisel, ma mõtlen ühiskonnas laiemalt või ka kultuuriliselt, aga ma küsiks, noh, teie olete näinud Eestit läbi erinevate aegade, Nõukogude aega, siis seda nii-öelda taasiseseisvumist, seda ülemineku aega ja nüüd kõike seda, mis on järginenud, mis üldisemalt, mis teile täna Eestis muret valmistab? Mis paneb südant valutama? Teatud kõikvõimalikud niisugused kärisemised ja lõhenemised inimeste vahelises suhetes, ütleme, hakkame siit pihta. See, et me püüame ühiskonda natuke teha oma näo järgi, sellepärast selle asemel, et võib-olla oma nägu rohkem selgemaks teha ja puhastada, et tegeleda iseenda, muuda endast muutub maailm, eks ole. Et mitte peale suruda seda, mis meis on kõik kuidagi võib-olla toorest, eks ole, hakata teistele peale suruma, et välja kuulata see, mis on see tõene või liikuda ise ja korrigeerida ennast ka vastavalt, sest ega tõe järgimine on seda, et ma teen pähe näo, et ma tean kõik, mina tean, kuidas tõde on. Tõe järgimine võib-olla ka see, kui ma oma vigu tunnistan, eks ole. Kui ma oma see on ka tõena, et asi on nii lihtsalt ja midagi üle teha, olen nõrk või olen teinud seda või teist või kolme, ma julgen seda tunnistada, aga tõe ees, eks ole, seda me peame meedias seda kogu aeg tegema, seda ei ole vaja, kes seda tahab kogu aeg lugeda, aga lihtsalt, et sa iseenda ees ausaks jääksid nendes asjades, et see on raske ja võib-olla see, et meile kokkupanemine, mida mul on vahega omistatud, see on tegelikult mõiste Jaan Toomingalt, ma olen seda ka öelnud, et temaga me oleme omal ajal palju rääkinud ja suhenud 70-ndatel ja ta on väga viljakad ja huvitavad vestlused alati olnud ja kokkusaamised, kohtumised temaga. Ma ise arvan, et see on võib-olla see samast süvest asi, aga see metanoia või meele muutus, meele parandus, see on see, mida tegelikult võib-olla peaks olema meil ja ka advendi ajal ja jõulude ajal võib-olla natuke rohkem tähelepanu keskmes, et kuidas seda teha. Omal jõul me seda ei saa, eks ole, nagu Ristikivi ütleb ka luuletus Arkaadia teel, eks ole, et see, et tee kaotsin käest juba ammu, aga et ma omal jõul selle tagasi saaksin selle tee, selleks ei ole mul rammu. Et tähendab, et selle ennes avamine kellelegi, kellel see ramm on, usaldus kellegi kõrgema vastu ja mitte lihtsalt ükskõik kelle vastu, eks ole, et peast keegi välja tõmbab, aga lihtsalt, et otsida, selitada välja, et kes on see kõige kõrgem, et kuidas lähevad teed temani ja kuidas saab aidata ja kuidas lasta ennast aidata kellelgi välja kõrgemal, kes on väljaspool meid ja kes meid näeb ja armastab.
sest ütleme ka jõulude kontekstis üks vanem targem vaimulik ütles mulle kunagi, et kõik evangeeliumid räägivad, on kokkuvõetavad ühes sõnumis, mida tuleb Jeesus ütlema inimestele, et meil on üks isa, kes meid lõpmatult armastab. Ja see on üks tugipunkt, mis mulle on tähtis ja püha, et kui ma mõtlen, mul on raske teiste inimestega, ma mõtlen, aga tal on ka seesama isa, kes teda ka lõpmatult armastab. Ja see kuidagi aitab nagu läbi minna või et ma inimesena, inimlikult jah, ma ei suuda leppida selle inimesega, ma ei suuda isegi võib-olla niimoodi emotsionaalselt andeks anda talle, aga ma tahan. Pühaduse tee ei ole ka ju see, et pühakud on inimesed, kes on täiuslikud. Sündimisest saadik sündiski kohe täiuslikult. Ütleme Neitsi Maaria võib-olla, kes on vabastatud päris patust ema ihus juba. Aga inimesed, nad on kõik, aga tähtis on see, et neil see intentsioon on püsiv, et nad tahavad vaatamata kukkumistele ja raskustele, tahavad edasi minna, et see intentsioon pühaduseni jõuda ei kaoks. See on eesmärk inimesele tegelikult, et tähendus, kuhu me peame jõudma. No Kristuse jaoks on elu pühimas kolmainsuses, eks ole, et see Jumala lõpetus armastuses, et olla seal. Ja see ei ole mitte tingimata pärast surma, vaid et see on juba, nagu Tšadaev ütleb, eks ole, et igavene elu ei ole mitte elu pärast surma, vaid elu ilma surmata. Et mida vähem on meie elus seda, mis viib surmale, seda rohkem on meis juba seda igavest elu. Ja võib-olla tsiteerida ka ühte ortodoksi kiriku pühakut, Serafim Sarovist, et kristliku elu eesmärgist on tal üks selline huvitav vestlus Motoviloviga, see on vene keeles olemas, aga on ka teistes keeltes, prantsuse keeles on näitav, näiteks ma tean, kus ta küsib tema käest, et mis on kristliku elu eesmärk, kuidas ta endale ette kujutab. Ja nad istuvad kuskil seal süda-Venemaal talvises metsas palgi peal ja siis see vestlus käib ja Motovilov, tema õpilane näeb Serafim Sarovides sellist valguse liikumist, valguse sädemeid, mis tulevad temale. Ja siis ta ütleb, et kõik ütlevad sulle, et kristliku elu eesmärk on, et ole tubli või no ma ei tsiteeri ka täpselt, ma räägin oma sõnadega või käitu eetiliselt ja tee seda ja ole korralik, aga tegelikult ei ole see päris õige, vaid et vene keeles on see sõna veel niimoodi, et kristliku elu eesmärk on venelaselt ütleb stержание святого духа, tähendab, see on siis nagu püha vaimu imustamine, nii nagu kaupmees imustab raha, nii nagu aadlik imustab kraade, seisuseid, eks ole, üha rohkem autasusid, ordeneid, et nii kristlane imustab püha vaimu ja kõik, mis püha vaimu annab, et see on seda tee. Kui seda annab palveta ja sellepärast on ka näiteks Kristuses see lakkamatu palve, see mitte seda, et ma olen lakkamatu, seisan põlvili nurgas, eks ole, erleste peale risti ees, vaid et see, et igapäevast elu tehes ma kõik, mis ma teen, ülendan nagu looja poole, kes siis aitab seda kanda ja aitab seda läbi valgustada. Palve, see võib olla kiriklik palve, nii individuaalne palve kui ka kiriklik. Mul kunagi oli väga suur elamus seoses Vannide Siibresi raamatuga Mateeriasse kootud palve, üks esimesi, mis eesti keeles hakkas ilmuma. Minu pist oli see, kas Maasing oli tõlkinud prantsuse keeles, Uku Maasing ja siis Tiit Pädam seda ka levitas niimoodi käsikirjas, see oli väga huvitav, seda soovitan lugeda, see on praegu ka ilmunud. Ja teine näiteks almuse andmine, et keegi on, kui almuse andmine annab vaimu, püha vaimu, et anneta kellelegi, anna kellelegi. Ja kõik, mis ühesõnaga annab püha vaimu või milleski loobumine, askees, eks ole, et kõik, mis annab püha vaimu, seda tehke, et täituda üha rohkem pühast vaimust. Ja siis ta ütleb veel kummalise asja, et kui püha vaim tuleb, et siis ei ole vaja enam paluda. Motovilov on natuke hämmastunud, aga ta ütleb, et see muidu on niimoodi, et kui ma kutsun kedagi külla, et on sul külas ja sa ütled, sa korda, et tule mulle külla. Et see äratundmise hetk on, ja tegelikult on evangeelne alus selleks ju täitsa olemas, et kui me ei tea, kuidas paluda, nii et oleks vajalik, et siis püha vaim ise palutab meie sõnu seletamatut ohkamistega, eks ole. Et see koostöö, et nagu Jumala tahte leidmine, see on see, mis tundub, et niimoodi rääkides lihtne, aga igapäevase elu praktikas, mis toob kogu aeg meile takistusi, toob nagu, üks mulle väga on meeldinud üks viimasel ajal loetud Zen meistri ja tema õpilaste
kohtumine, kus ta pani valge paberile lauale ja torkas sulepea tindi sisse ja hoidis seda sulepead siis selle valge paberile kohal, tükk aega õpilased vaatavad kõik ja siis kukub sinna plekk. Õpilased vaatavad, ta küsib, mida te näete siin? Noh, ma näen siin, et nagu õis oleks või? Teine ütleb, no minust nagu konn, eks ole. Kolmas ütleb midagi veel, elevant, eks ole, läheks igast asju. Äärmaseni ja õpetaja paneb sulepea lauale, läheb nagu kurvalt minema. Ja õpetaja mõtleb, mis me nüüd valesti tegime, et me rääkisime seda, mis me nägime, eks ole. Et tulid järgmine päev said kokku ja küsisid õpetaja käest, et aga miks sa nii kurvalt ära läks, kas me tegime midagi pahasti, me ei tahtnud vabanda, kui midagi olesti. Ei, ma läksin kurvaks sellepärast, et te nägite kõik seda plekki, aga keegi näinud seda valget paberilehte. Ja see nägid juhusliku plekki, kõik tähelepanu oli selle juhusliku pleki peal. Et noh, et vaata kuskil niisugused asjad, et mitte unustada seda suurt pilti, et ka näiteks tõe koha pealt, mis mul on meeldinud, sama Timothy Radcliffe'i lause, kellega oli Ruegas, mis on Püha Dominikuse sünnipaik ja seal on suur klooster väikeses külas, palverännakute koht ka, et oli seal retriidil ja siis see Ruega Castilla valgus, et teda hakkas nii väga võluma. Noh, Castillast me teame, eks ole, et Cervantese kodupaik Calderón ja väga palju klassikalisi Hispaania autorid, kes on seal elanud. Aga ja siis ta vaatas seda valgust ja ütles, ta armus ära sellesse valgusesse ja mõtles just selles valguse keskkonnas sai Püha Dominikus kujuneda sellest, kes ta on. No meil on ka ju dominiiklase klooster 13. sajandi lõpust alates, eks ole, ja teatrul tegutseb ühes Tallinna vanimas majas, mis oli dominiiklase kloostri ait, viljaait. Et me oleme selles mõttes vaimselt seotud. Ja siis ta tuletas selle pealt, et aga võib-olla on ka tõde eelkõige nagu valgus, mis meile näitab Jumala poolt toodud maailma ilu ja headust. Ja mõtlesin see valge paberile võrdluses, et kui me enam et on väga palju koledusi ja asju, kui me ei näe enam seda valgust, selles valguses ei näe enam seda ilu ja headust, mis on loodud või ei taju seda enam, et siis me nagu ei olegi nagu tões või et me näeme kõike, me näeme seda plekki. Et kuidas õppida nägema seda, et mitte valus on, võib-olla selles valguses kõike näha on veel valusam kui siis, kui seda valgust ei näeks, eks ole. Ma ei tea, ma mõtisklen praegu, et kuidagi, et kuidas seda määratleda neid asju, mida te alguses küsisite, eks ole, et mis on püha, mis mitte, need on raske määratleda, aga kuskil nendel telgedel me püüame liikuda. Ja ma mõtlesin teatri repertuaari peale ka, et kui vaadata, et ei ole õnneks ühtegi lavastust, mis ma oleksin teinud, et kus seda otsingut ei oleks sees. Ta väljendub otseselt. Ta väljendub läbi inimeste võrdse suhete, läbi mingite mõtete, mingite teiste vormide ja võib-olla alati, või mitte võib-olla, või päris kindlasti alati mitte täiuslikult. Aga püüdlus või intentsioon on olnud selle suunaline. Ja see ongi niimoodi, et ja noh, mis on teine raskem pool, et seda, mida sa kunstis avastad, et kuidas seda nüüd elus elada ka. Ja seda, mida sa elus näed, kuidas see kunsti läheks, et tekiks nagu elu kulgemise, igapäevaselu kulgemise ja kunstiloomingu vahel nagu vastutussild või vastutusühtsus nagu. Et seda otsida ka, aga mis ei tähenda seda, kui seda otsid, et sellest alati see sul ka õnnestub, aga lihtsalt, et mitte katkeda sellel teel või et intentsioon kavatsus jääks nagu püsima, see on tähtis, mulle tundub. Et siis on nagu lootust. No, püüdsin siit leida märksõnu just lootuseks ja tänase vestluse eel ma näiteks mõtlesin ka veel pühaduse osas sellele, et mitmetes keeltes on nagu nii-öelda püha või pühadus seotud terviklikkusega. Noh, inglise keeles meil on holy ja whole või rootsi keeles vist peaks olema hela ja helige on siis püha. Noh, eesti keeles on see
sidusus natuke teine, meil on tervik ja siis on terve, nagu ütleme, tervise juures olemine. Kui nüüd mõelda korraks veel ühiskonnast või meie Eestist, et meie ajalugu on ju üsna killustunud või meid on palju kildudeks löödud või on ajaloo traumasid. Ilmselt on see kõik kuidagi meie rahvast ja rahvust kujundanud, aga ja ka te mainisite ka, et sellist lõhestumist on, näete täna, et mis muret tekitab, et kuidas siit nüüd võib-olla te juba andsite vastuse, aga et võib-olla on veel mõni soovitus või mõte, et kuidas siit nüüd liikuda selles suunas, et me rohkem näeksime jälle seda valget lehte või liiguksime nii-öelda selle terviku suunda rohkem tagasi, et siis tekiks ka see tervis kõige laiemas tähenduses. Mul üks tuttav, kellega me palju suhtleme viimasel ajal, mitte palju, aga aeg-ajalt Kai-Mai Olber on üks luuletajana. Ja ta kirjutas viimane, mille peal mul telefonis ütles paar päeva tagasi, viimane haiku oli, et kui elu on kildudeks, ma ei võib-olla ka tsiteeri täpselt seda haikut peaks lugema, nagu ta kirjutas, aga mõte oli see, et kui elu on kildudeks, saab kildudest teha mosaigi. Et vähemalt, et me, kuidagi see mõte mulle meeldis iseendast, et on ilus, et ütleme ka Jaapanis on ju see, mis see komme, et kui midagi läheb katki, et siis see liimitakse kokku kullaga või need kuidagi kuidagi see eri nimi on, mis ka sellel olemas, eks ole, et see on kuidagi eriti väärtuslik, et me ei tohiks nagu segadust sattuda sellest, et keegi, ütleme, me räägime kogu aeg, jõuludel tahame keskenduda selle suurele ja pühale, aga selle kõrval tegutsevad teised jõudel, eks ole, kes lõhuvad ja keda inimesed nagu väga nagu enda kõrval nagu väga ei märkagi. Ütleme, võib-olla ma teen väikse kõrvalpõike, ma ühes saates kuulsin, et kus oli küsimus nagu Peetruse toolist ja et Jeesus ütleb Peetrusele, et tagane minust saatan. Aga ta ei ütle seda Peetrusele. Ta ei ütle tagane minust Peetrus. Tagane minust saatan. Et kui vaadata veel Vulgatast, eks ole, siis on ta nagu tuleb veel selgemalt välja ladina keeles. Aga et lisaks kuidagi, et proovida, et otsida neid jõudusid, mis meid tervendavad, seovad, mis toovad meile lepitust, ma ei räägi kompromissidest. Kompromissi ei ole kunagi päris lepitus, ikka jääb kuskil midagi. Aga et kes liigub lepituse poole, see liigub tõe poole, eks ole, et kuskil see ma ei tea, kuidas seda tehakse, ma räägin suuri mõtteid, eks ole, aga et kuidagi see võib-olla silmas pidada seda, et kus ma näen, et kus ma püüan nagu aru saada, miks teine nii käitub, kuidas ta käitub. Et juhtumid, kas või sama ERR-i lugu viimasel ajal, et kõik need asjad nagu teevad haiget ühiskonnas, eks ole, nad ei ole nagu, mõjuvad vägivaldsetena või ma ei oska öelda, et kas me jõuame tagasi sellesse aega, kus me ei julgenud midagi öelda enam, eks ole, et hirmus saada tühistatud või rahast ilma jääda, eks ole. Et võib ka mõelda igat pidi hakkad mõtlema kolle nägema, et äkki ka teatud raha ilma jätmine oli kuidagi ideoloogiline, et võib-olla öeldakse, et me ei seostu ühiskonnaga. Mis tähendab seostu ühiskonnaga? Ei taha seostada ühiskonnaga, tahame küll, aga võib-olla see, kuidas meie seostume, mõnele ei meeldi, et me just niimoodi seostume või neid asju näeme või neid selles valguses näeme. Või etteheide, et filosoofiline ambitsioon on suur, aga ei realiseeru alati täielikult. Meil ei ole filosoofilisi ambitsioone, me oleme teatriinimesed. Meil on eraldi, kuidas filosoofiliselt interpreteerida, et ta ei muutuks, ja küll filosoofiline sellega veel nõus, aga et ta ei muutuks ideoloogiliseks interpretatsiooniks. Et kuidas seda nüüd teha, et käib nagu võitlus, ideoloogia ja raha võitlus, eks ole. Ideoloogiatega raha liigub kuidagi tundub alati nagu ideoloogiatega koos. Et kuidas seda Isabello Salo kunagi ütles, et kõik raha, ta sai mingi suure preemia, et see ei ole minu raha, see on vaeste raha, minu kätte on vaeste raha antud hoiule. Seda võiks aegult meeles pidama, et inimesed, kes jagavad raha, et nad jagavad vaeste raha, see on nende käes hoiule.
ma siin kunagi teatrimaailmas ka, et midagi üle teha nenditakse, kõik ei pääse Marjamaale, mõni peab jääma ka Karjamaale, eks ole. Kes seda nüüd jagab, kes läheb Marjamaale, kes läheb Karjamaale, kuskil keegi jagab, eks ole, seda ja mis alustel, aga need alused ei ole selged. Ehk ma olen lootusrikas, et küllap need alused kuidagi selgemaks mõeldakse, eks ole, ja küll läbi valusate kogemuste teinekord. Aga siis mul tekkis niisugune natuke võib-olla huumorikas, aga samas ka mulle endale hakkas see meeldima, võib-olla, et kõik ei mahu Marjamaale, aga mõned peavad jääma ka mitte ainult Karjamaale, vaid ka Maarjamaale, et me peaksime kõik, nii Marjamaa kui Karjamaa peaks olema tajuma, et me oleme Maarjamaal. Me oleme selle Marjamaale ühe A juurde ja siis me näeme, et kui me oleme Maarjamaal, et kellele me oleme Maarjamaal. Et me kuidagi avastaksime üksteist, kellel on rohkem antud vaimselt või kellel on rohkem antud siis ei halvustaks neid, kellel on antud vähem, jagaks neid nendega ja kellel on materiaalselt rohkem, et suudaks jagada nendega, kes seda vajavad, kellel materiaalselt väga ei ole, eks ole. Et kuidas seda Maarjamaa ideed, eks ole, mis on iseendast ju ilus, et kuidas seda tõesti elama hakata meie ühiskonnas. Et jõulude ajal võib-olla ka ilus mõelda selle peale. Et Juhan Viiding ütles kunagi, et peaks elama nii, et iga päev oleks nagu jõulupühapäev. Et mitte korraks, nüüd oli see jõulude aeg, käime siin turult läbi, eks ole, ostame kingitused, võib-olla hüppame kirikus ka läbi, kui aega jääb, eks ole, ja siis vaatame, läheme eluga igatpidi edasi, minu kohustus on nagu täidetud, eks ole, kes uhkemad kingitused saab lapsele anda, et see on nagu parem. Aga et kuidas liikuda ja selle, kuidas seda elama hakata, kuidas osad seda elada, ületada endasse mingisugune mingi lahusus. Jah, mingi lõhe, jah, et kuidagi nagu, et kuidas terveks saada, tõepoolest, ma olen täitsa kindel. Nõukogude aja lõpus olin ma töötasin Draamateatris, olin ka selles nõukogus, Draamateatri nõukogus, mitmed probleeme, seal mõned vanemad, üks vanem näitena, et me oleme nii haiged, me oleme nii haiged. No me tulime nõukogude ajast, see oli 80. lõpp. Me oleme nii haiged, et ta tajub, me oleme nii haiged, mis me oleme kõik pidanud tegema ja tõepoolest me oleme haiged. Ma hakkasin mõtlema, mis haigus, mis meil viga on, et see on nagu südametunnistusega, et südametunnistus on paigast ära haiged, aga siis ühel koosolekul mul tekkis küsimus lihtsalt, et ma küsin ka enda käest ja teiste käest, et aga kas me tahame terveks saada? Et kui me tahame, siis on lootust. Et me ei pea jääma sinna, et me oleme nii on ja nüüd nii on ja et kuidas korrigeerida, et saada tervemaks, et liikuda, nagu te ütlete, terviklikkuse poole. Et see on... Võib-olla see tahe ongi siis see üks võti, et ühiskonnas nagu tekiks ja... Ja omal juhul ma ei saa, nagu ütleb Ristikivi, eks ole, et oma tahte liitmine kõrgema hea tahtega, et kuidas me teda tajume, kuidas me temaga õpime suhtlema iga päeva rohkem, et see on väga tähtis, mulle tundub. Ja sellepärast on ka kiriklik elu, liturgiline on selle teenistuses tegelikult, eks ole, et ta ei ole omaette eesmärk. Muidugi Jumala ei ole sakramentide vang, eks ole, ja ta ei ole liturgia ja kiriku vang, ta saab tegutseda ka väljaspool seda, see on selge. Aga need on ka kindlad vahendid, mille ta on andnud meile, mida me võime kasutada. Kui me tunneme, et meil on vaja, et seda kaudu seome ligidale, et need õigesti kasutada, muidugi on ka tähtis. Otsida vaimse elu aluseid, otsida vaimsuse kultuuri, et ka nagu mida Aleksandr Menn, üks ortodoksi preestri, kes tapeti kirvelöögiga pähe selle eest, et ta oli liiga palju hakkas ilmutama sõprus ka katoliku kiriku suhtes, eks ole, ja ühesõnaga otsis oikumeenilisi lahendusi 90. alguses. Tema rääkis just vaimsuse kultuurist, et mitte lihtsalt vaimsusest, vaid vaimsuse kultuurist, et meil on, et ka see peab olema kultuur. Ka siin on oma kultuur, eks ole, vaimsuses. Et seda kuidagi otsida. Et kultuur läbistab ju kõik elualasid, mitte ainult kirjandust ja teatrit või maalikunsti, eks ole, kauneid kunste või muusikat, vaid kultuur on ju iga inimese elu, igapäevane elu, eks ole, kuidas ma elan seda. Jah, nii et ma loodan igatahes, et seda
vaimsuse kultuuri ikkagi oleks rohkem esil ja seda tahet selle järele oleks kuulda või et sellega arvestataks. Mulle on meeldinud endale, kui ma nüüd õigesti mäletan, Liidia Koidulal on selline huvitav väljend tema luuletustes, et ta mitte ei räägi, et oleks üks meel, aga et oleks ühte meel. Et noh, võib-olla see on ka lihtsalt arhaism, aga mulle see väljend meeldib, et võib-olla me ei ole kõiges nõus, aga me vähemalt nagu suund oleks vähemalt nagu ühte. Suund on tähtis jah, et me tahaksime ja jah, et me suudaksime oma tahte liita, et nagu vaimses elus öeldakse ka, et ainuke tõsine kaotus on see, kui ma kukun ja ei taha enam tõusta. Nii kui ma käin ja komisen ja kukun, aga ma tõusen ja lähen jälle edasi ja õpin sellest kukkumisest nii palju, kui ma suudan, eks ole, ja et ikka edasi. Ja siis võib-olla see on see ka ühine meel, eks ole, ühise meele poole. Et kuidas seda, no minu jaoks on see märksõna Maarjamaa, eks ole, praegu tekkis, et mis meid võib liita või kelle kaudu. Ja see on hästi tähtis, Maarja kujund on hästi tähtis. Tema kaudu tuleb ju Jumala poeg inimesteni ja tema kaudu me jõuame Jumala pojani. See on minu uskumus. No, seda ei tohiks nagu alahinnata. Et see ei ole, katoliiklaste leitakse ette, et on Maarja kultus, et Maarja asendatakse kui Jumalaga, ei ole, see on vahendajate süsteem. Ütleme niimoodi, kui natuke nagu mõista seda võib-olla, no ka me Eesti esivanematel, eks ole, eestlased on suhelnud esivanemate hingedega ja kõik see on juba kuskil nagu tajutud, aga et see on just nagu eeskostjate või vahendajate süsteem, mis on katoliku kirikus. Kui rääkida pühakutest, eks ole, või kes on nagu tunnustatud, nagu kanoniseeritud universaalsed kogu maailma pühakud, kes on siis nagu piirkonnas, nagu näiteks Eduard Profitlich praegu on õndsaks kuulutatud, eks ole, ta on ka nagu pühak, aga ta ei ole kogu maailmas, ta ei ole liturgilis kalendris sees. Aga et nende poole saab pöörduda, nende eeskostjad paluda, eks ole, et see on, et need nagu teel aitajad, kes meil kaasas kannavad. Jon Fosse, tal oli kunagi see elukogemus, ma olen sellest rääkinud, et ta kukkus lapsena pudeli killu peale, vigastas oma käe sedavõrd, et hakkas verest tühjaks jooksma, ta viidi haiglasse, ta sattus kliinilisse surma nagu. Ta ei julgenud vanematele öelda, siis nagu vanemad lõpuks avasid ta paadikuurist, et noh, tegelikult ise võid ta kukkus. Ja ta kirjutas niimoodi, et tuli sealt tagasi teadmisega, et meie lahkunud elavad koos meiega ja see on sõnum, mida ta on püüdnud oma loomingus edasi anda. Aga kuidas nad elavad? Ja loomulikult nad elavad mitte nii vahetult, et me peaksime hakkama pimedas toos kartma, et see kuskil teatud hoituses või teatud sfääris, aga et mingisugune kommunikatsioon toimub meil ka nende inimestega, keda me enam siin reaalsuses ei näe, eks ole. Aga kuidas või mismoodi me oma sees need üles leiame, kuidas me kommunikeerume. Ja ma ise olen edasi mõelnud võib-olla ka nende inimestega, keda veel ei ole, keda me veel ei näe. Et inimene on üks nagu, mulle tundub, et see on minu usku juurde käib, nagu, et inimene on üks. Ja see need, keda me näeme praegu, no füüsiliselt, tegelikult on see keha, mis meil on antud, on ka ääretult tähtis. Siis mõttes, et ta ei ole ainult kondide liha ja veri, eks ole, et kui ma oleks praegu teises toas, me ei kommunikeeruks või noh, tähendab, et kuidagi see on kommunikatsiooni vahend kui väga tähtis, aga mis kaudu see käib. Ja see on, inimesed on üks, need, kes on olnud ja need, kes tulevad. Me ei tea, kui pikk see aeg on, mis meil on antud inimesele. Et aga inimest käisid nagu tervikulikku ja kuidagi see ei erine ka nagu väga kristlikust kontseptsioonist, sest et armasta Jumalat üle kõige ja ligimest on tõlgitud nagu iseennast ja mulle meeldis Kalle Kasemaa üks osutus, otsetõlge heebrea keeles, kui ta armasta ligimest, ta on sina. Ja see on nagu rõhuasetuse natuke teine. Aga kui niimoodi vaadata inimest, et siis on väga huvitav, läheb asi, et küll on tore, et see väike laps saab palliga mängida, ta on mina. Küll on tore, et ta tegi sellise avastuse, mina tegin selle avastuse. Tähendab, et ma ei hakka kuidagi, kuidas öelda,
kadestama, et ta sai nüüd niisuguse, tal on see, ta on mina, tal on see ilus auto näiteks. Väga tore, et tal on, et mul on see ilus auto. Mul on, ja mul on see, mis mul on, eks ole, ütleme füüsilis mõttes või, aga see kuidagi see ühtsuse tunne ja siis ka see mõte vahest on niimoodi, et see, mida ma teen, kas siis ülendab või alandab kõik inimest. Et kuidagi natuke tajuda seda ühtsust teiste inimestega no, ja püüda ennast siis nagu paremaks teha, et selle kaudu muutuks paremaks inimene nagu tervikuna. Noh, alati ei õnnestu, aga lihtsalt peab püüdma. Ma arvan, et see on hea mõte, millega lõpetada, et see, ma loodan, et selline hääl või mõte jääb kõlama, aga ma veel päris viimasena küsiks teie käest ühe soovituse või mõtte, et jõulud saabuvad, mingi mõte või soovitus, mis te kuulajatele jätaksite jõuluajaks, mida teha või millele mõelda? Ma mõtlen, et võib-olla see, mis me praegu oleme avastanud viimase näidendiga, mille pealgi on näitemäng, mida me laval mängime teatrumis, seal on tegelased suhtlevad omavahel, tegelased on omad tahtmed, omad eesmärgid, aga lisaks sellele on veel üks tegelane, keda me oleme nimetanud vaikuseks ja kes Bosse näitendis ilmub pauside kaupa, et on märginud lühike paus, üsna lühike paus ja pikk paus. Aga need on sellised vaikuse sissetuleku hetked ja kus see vaikus on tal teistsugune, nagu ma ka alguses rääkisin, kui on Beckettiga vaikus, vaid see on vaikus, kus keegi on. Tähendab, et julged olla selles vaikuses, täidetud vaikuses ja usaldada seda, kes selles vaikuses on, mitte karta. Et leida sellist, eriti jõulude ajal, leida see rahuperiood, leida see vaikus, et olla suhelda vaikusega, tajuda isa armastavat pilku selles vaikuses ja vaadata, leida see pilk ka kõigist teistes inimestes, kes meid ümbritsevad, kas nad meile meeldivad või ei meeldi. Emmit Peterson, suur tänu selle vestlusest, oli suur rõõm ja au täna kõneleda. Aitäh teile, väga meeldiv oli kuulata küsimusi ja häälestuda samale lainele, mille te olete nii ilusti siia toonud. Aitäh, et siis jääb soovida häid saabuvaid jõule ja ilusaid pühi ja ei taha lõpetada väga asise kuulutusega, aga lisan, et kui jäite meie vestlusega rahule täna, siis aitab meie järgnevatele vestlustele kaasa, kui ka märgite selle meeldivaks või jälgite meie kanalit ja meie tegemisi ja Vabaduste portaali tegemisi saab ka toetada meie lehel vabadused.ee/toeta. Oleme iga toe ja ühtemeele või kaasamõtlemise eest tänulikud. Aga jah, seniks jääme siis ootama jõule ja rõõmu. Ja et häid jõule kõigile ja head rõõmu. Aitäh.